Stuudios on istet võtnud Triinu-Liis Paabo Tallinna noortevolikogust. Tere õhtust! Tere õhtust! Olete sära silmil, teame, et sellel nädalal valite teid taas noortevolikogu esimeheks. Kas see on positiivne? Ja, see on väga positiivne. Et tegelikult selle nimel ma olen ka paar kuud tööd teinud. See on nagu praegu valitsusvahetus, nii ka teil siis olid samasugused väiksemas mahus küll, aga sellised poliitilised ettevõtmised, mängud? Just tõsi, et tegelikult meie eesseisusest ainult mina jätkasin, et kõik 4 ülejäänud liiget siis vahetusid. Räägime televaatajad ka, millega noortevolikogu Tallinnas üldse tegeleb? Tallinna linna noortevolikogu koosneb siis 21 noorest, 3 erinevast huvigrupist. Õpilased, üliõpilased ja MTÜ-de esindajad, need on siis need, kes ei käi ei ülikoolis ega koolis. Ja mida me siis teeme, tegelikult limiiti meil ees ei olegi, et räägime kaasa Tallinna linna teemadel, anname nõu nii linnavolikogule kui ka linnavalitsusele ja kui meie noored näevad, et on mõni probleem või mõni teema, mille osas noored peaksid sõna võtma, siis seda me ka teeme, et lihtsalt püüame muuta siis Tallinna linna noorte sõbralikumaks. No linnavolikokku soovitakse väga kandideerida. Kuidas noortevolikoguga on? Sellel aastal oli tegelikult päris suur konkurents, et igale kohale, igas kategoorias oli siis vähemalt 2 või 3 inimest, et täitsa arvestatav konkurents. Kas teil on ka niimoodi, et on mingisugused töörühmad või siis, no ma ei tea, komisjonid? Ja, et meil on siis esimees, 2 aseesimeest ja 2 komisjoni. Et vajadusel võime me ka luua 3, et sellel aastal on väga motiveeritud noored, et me mõtlemegi, et võib-olla kasutame selle võimaluse ära, aga alati on meil olemas siis sotsiaalkomisjon ja kultuuri- ja hariduskomisjon ning tegelikult linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis on samuti siis noortevolikogu esimehel koht ja täitsa hääleõigus ka olemas. Nii et sellised haridus- ja kultuurivaldkonna teemad on saanud ka noortepoolse hinnangu? Just, et sellest see ongi, et kui on mõni teema, mille osas meil on mõni küsimus, siis noortevolikogu esindaja saabki päris linnavolikogus küsida siis küsimuse või siis jagada omalt poolt, et soovitusi, et mida peaks siis arvesse võtma. Milline see õhkkond on seal volikogus? Kas ka selline terav opositsioon, koalitsioon vaidlevad või pigem selline tavaline konstruktiivne? Kusjuures arutelud on meil väga konstruktiivsed, et vaatamata sellele, et meil on pea kõikidest erakondadest esindajaid ja maailmavaatelisi konflikte peaks nagu olema, aga tegelikult üldse ei ole. Et noortevolikogu ongi see koht, et vaatamata sinu parteilisele kuuluvusele või maailmavaatele, siis noored saavadki kokku ja ühiselt töötavadki eesmärkide nimel, et kuidas siis muuta Tallinna linna noorte elu paremaks. Kuidas te ise hindate, kas see on selline poliitbroilerite kasvulava või pigem on seal tõesti koos inimesed, kes tahavad midagi paremaks teha? Kindlasti see ei ole poliitbroileritel, et see on ikka neile inimestele, kes tahavad tõesti midagi muuta. Et selleks, et noortevolikokku tulla, ei pea olema poliitilist tausta, et pea pooled noored meil küll on poliitikast huvitatud, aga teine pool ei ole üldse, et tahavadki lihtsalt panustada Tallinna heaolusse. No teie olete nüüd aasta aega seda ametit pidanud ja nüüd teid valiti tagasi. Kui nüüd vaatate tagasi sellele möödunud aastale, mis need suuremad saavutused olid? Eelmine aasta oli meil tegelikult üsna keeruline olukord, et 21 liikmest 20 olid uued ja siis ta võttiski hästi pikalt aega, et sisse elada sellesse noortevolikogusse, et tegelikult me aasta alguses keegi väga ei teadnudki, et kelle poole pöörduda, kui on probleem või mis on üldse meie võimalused. Et ütleme, 2 kuud läks aega selleks, et tõesti tutvuda inimestega, saada need kontaktid vajalikud, mõelda, mida me nüüd tegema hakkame ja eelmisel aastal panustasime enim üritustele, et korraldasime poliitikaõhtuid, korraldasime linnavolikogu simulatsiooni, mis siis just täna algas, osaluskohvikuid, Rahvarinde muuseumis aruteluõhtuid, aga poliitilistest avaldustest tegime siis kõigest ülekäikude teemal ettekirjutusi, soovitusi, et Nõmmel on üks väga problemaatiline ülekäik ja siis kirjutasimegi Transpordiametile, kes siis omakorda edastas selle soovituse tehnilise järelevalveametile. Aga see aasta kindlasti meie prioriteediks on rohkem teha poliitilisi avaldusi ja võib-olla natukene vähem üritusi, et nüüd me juba teame, kelle poole pöörduda ja mis on meie võimuses. Nii et te teate seda, et te võite seada täiesti konkreetsed eesmärgid, milleni jõuda. Kas on mõni ka sihikul juba praegu? Ja, et 2017 aasta esmane prioriteet on siis kohalike omavalitsuste valimised ja kuna paljud noored nii Tallinnas kui ka mujal Eestis ei ole tegelikult üldse kursis, et mis need valimised ikkagi tegelikult on, et kui oluline on minna valima ja kuidas ning keda valida ja meie prioriteediks ongi siis see, et teadvustada noori,
käia noortekeskustes, koolides, korraldada simulatsioone, poliitikaõhtuid ja luua ka noortevolikogu enda valimisplatvorm, et noored siis oleksid rohkem huvitatud poliitikast ja et valimismineku protsent noorte seas oleks võimalikult kõrge Tallinnas. Nii et selline ühiskonna haridussuund on teil sellel aastal. Kuidas tundub, kui on sellised kohtumisõhtud, sinna ju satuvad ainult sellised noored, kes on juba poliitikast huvitatud või tuleb sinna ka sekka neid, kes lihtsalt sõbrad kutsusid kaasa, et ärme täna pidusse lähme hoopis poliitikaõhtule? Just, et tegelikult eelmine aasta üks punkt, millest õppida ongi see, et meil enamjaolt käisid just need noored, kes juba on aktiivsed ühiskonnas nendel üritustel, aga see aasta me tahamegi minna noortekeskustesse, koolidesse ja saada ikkagi rohkem neid noori, kes ei ole niivõrd huvitatud poliitikast ja näidata neile, et tegelikult poliitika on huvitav ja see poliitika ei pea olema selline, ütleme, sõimusõna, nagu ta tihtipeale noorte seas on, et muuta seda kuvandit. Üks inimene hiljuti siin sama stuudios ütles, et valimised võiksid olla kohustuslikud. Mis teie sellest arvate? Ma usun, et jah, nad võiksid olla kohustuslikud. Selles suhtes see kindlasti motiveeriks inimesi rohkem kursis olema sellega, mis nende ümber toimub ja jah, see on, me ei ole seda küll noortevolikogus arutanud, et mis on meie arvamus sellest, aga mina arvan, et valimised, kas nad nüüd täitsa kohustuslikud peaksid olema, aga kindlasti see valimiste protsent, kui palju inimesi käib valimas, peaks olema kõrgem. Ja nagu ma aru saan, üks teie töö eesmärk on tõsta seda valimisaktiivsust noorte seas. Just, täpselt nii. No see simulatsioon, kuidas see välja näeb? Linnavolikogu istung, seal on siis linnavolikogu juhataja või kuidas see täpselt välja näeb? Ja, et tegelikult see linnavolikogu simulatsioon ongi meie selle aasta tippsündmus, et see on siis neljapäevane üritus, reede, laupäev, pühapäev ning esmaspäev. Reedel algas ta meil õhtupoole, oli tutvumisõhtu ja õhtusöök, et saada siis inimestega kurssi, inimestega tuttavaks, kes on simulatsioonile tulnud. Laupäeva, pühapäeva pühendame siis selle peale, et viia läbi komisjonide tööd, et täpselt nagu linnavolikogus on ka siis 79 noorel, kes simulatsioonil osalevad, 6 komisjoni, kuhu nad on siis ära jaotatud. Et näiteks ütleme linnaplaneerimise komisjon, et noored võivad seal erinevaid ettepanekuid teha linnale, et kas või siis ütleme näiteks Tallinna peatänavaga seoses, et vabad käed ja siis täpselt need teemad, mis on noorte jaoks olulised, need saavad siis kajastatud. Valitakse välja üks teema ning esmaspäeval minnakse siis päris linnavolikokku seda esitama. Ja meil on väga hea koostöö olnud Tallinna linnavolikoguga, eriti härra Kalev Kollo ning Lauri Laatsiga, kes on ka meie toetajad. Tänu neile suures osas ning Tallinna Spordi Noorsooametile see üritus üldse saab toimuma. Ja nemad on siis lubanud, et head ideed saavad ka päris linnavolikogu komisjonides läbi arutatud. Kus te koos istute? Oleme neile külas simulatsioonil. Simulatsioonis istume päris linnavolikogu istungite saalis 3. korrusel. Nii et homme ülehomme on siis noori kihab see linnavolikogu? Tegelikult linnavolikogu simulatsioon toimub Tallinna Kunstigümnaasiumis, et alles viimasel päeval lähme linnavolikogu. Selge, suur tänu tulemast, Triinu-Liis Paabo ja jõudu tööle siis noori utsitamast poliitikast rohkem huvituma. Aitäh teile!